Tervitan teid taas meie jätkuvestluses Jeesusest. Täna vaatame lühidalt, kuidas Miikalist Jeesus sai, kuidas kulges tema varane lapseiga ning millised olid selle eluperioodi olulisimad sündmused. Juudi laps Joosua ben Joosep ehk meile teada kui Jeesus sigitati ja sündis maailma samuti nagu kõik teised lapsed enne ja pärast teda. Välja arvatud asjaolu, et selles lapses oli kehastunud Nebadoni Miikael, jumalik paradiisi poeg ja kogu selle asjade ning olendite kohaliku universumi looja. Mõned maakera targad teadsid Miikali eelseisvast annetumisest. Need vaimse kaemusega targad said tema annetumisest Urantial teada maailmade omavaheliste kontaktide kaudu. Seeravid kuulutasid seda keskteeliste kaudu kalde ja preestrite rühmale, keda juhtis Ardnon. Need jumalamehed külastasid vastsündinud last. Ainus Jeesuse sünniga seonduv üleloomulik sündmus oli teade, mille andis edasi ingel juba mainitud tarkadele. Jeesuse inimvanemad olid oma aja ja põlvkonna tavalised inimesed ning selliselt sündis kehastunud Jumala poeg naisest ja teda kasvatati nii, nagu oli selle rassi ja ajastu laste puhul tavaline. Sündimisele eelnes aga põhjalik eeltöö taevaste olendite poolt ja Gabrieli juhtimisel. Otsiti parimat võimalikku sünnipaika ja selleks uuriti maailma ning selle rahvaste vaimseid, intellektuaalseid, rassilisi ja geograafilisi iseärasusi. Lõpuks otsustati, et heebrealased ja nende elukeskkond oleks Miikali ehk edaspidi Jeesuse annetumiseluks parim. Ka annetumisperekondade kandidaate oli mitmeid, kellest sõelale jäid 3. Neist valis Gabriel isiklikult lõpuks välja Joosepi ja Maarja ning ilmus seejärel isiklikult Maarjale, teatades talle rõõmsa uudise, et ta on valitud annetumislapse maiseks emaks. Joosep ja Maarja kooslus valiti Miikali annetumiseks selle tõttu, et Joosepil ja Maarjal olid kõige soodsamalt kombineerunud geneetilised eeldused ja keskmisest kõrgemad isiksuse omadused. Joosua ehk Jeesus sündis Betlemas 21. augusti lõunaks 7. aastal enne Kristust Maarja kaasreisijatest naiste abi ja lahke hoolitsuse toel. Ta mähiti linadesse, mida Maarja oli igaks juhuks kaasa võtnud ja asetati sealsamas asuvasse sõime. Tõotatud laps oli sündinud ilma just samamoodi nagu kõik inimikud enne ja pärast teda ning 8. päeval lõigati ta juudi kombe kohaselt ümber. Peale Jeesuse sündi ei läinud Joosep ja Maarja koos Jeesusega Naatsaretti oma koju tagasi, vaid jäid ligemale aastaks Betlemma, kus Joosep tegi pisut puusepatööd. Sel ajal juhtus ka üks ärevust tekitav sündmus. Nimelt idumealane Herodes, kes oli tolle aja juutide valitseja, oli kuulnud, et juutidele oli sündinud Betlemmas uus vabastaja kuningas. Kuna Herodese nuhid ei olnud peale enam kui aasta pikkust otsimist imikut leidnud ja ta kartis igasugust võimalikku konkurentsi ja mässu, andis ta oma alamatele käsu otsida süstemaatiliselt läbi kõik Betlemma majad ja tappa kõik alla 2 aasta vanused poisslapsed. Herodes lootis sellega kindlustada tulevase nii-öelda juutide kuninga hävitamise. Nii hukkusid ühe päevaga Juuda linnas Betlemmas 16 poisslast. Need lapsed tapeti 6. aastal enne Kristust oktoobri keskpaigas, kui Jeesus oli veidi üle aasta vana. Õnneks said Joosep ja Maarja sellest tapmiskorraldusest teada ning ööl enne seda veretööd lahkusid lapsega Aleksandriasse. Aleksandriasse Egiptuses jäid nad 8 aastaks ja naasid alles peale Herodese surma. Neil Jeesuse abitu lapse ea varajastel aastatel valvas Maarja pidevalt ja hoolikalt, et lapsega juhtuks midagi, mis võiks ta heaolu ohustada või tema tulevase missiooni täitmist takistada. Ükski ema pole kunagi olnud rohkem oma lapsele pühendunud.
kodus, kuhu Jeesus kasvama sattus, oli veel 2 temaealist ja lähematel naabritel veel 6 peaaegu temavanust last, kes olid talle sobivad mängukaaslased. Maarja kartis, et poisiga võib midagi juhtuda, kui tal lastakse aias teiste lastega mängida. Aga Joosep suutis sugulaste abiga ema veenda, et nii jääks Jeesus ilma kasulikust võimalusest õppida omavanuste lastega kohanemist. Ja mõistes, et ülearune hoolitsus ja tavatu kaitse võib Jeesuse iseteadlikuks ja enesekeskseks muuta, oli Maarja lõpuks nõus laskma tõotatud lapsel kasvada samamoodi, nagu kasvasid kõik teised lapsed. 2 Aleksandrias viibitud aastal oli Jeesuse tervis hea ja ta kasvas normaalselt. Lõpuks lahkusid Joosep ja Maarja Aleksandriast. Kuna Joosep arvas, et Jeesuse kasvatamine Petlemmas ei ole piisavalt turvaline, saabus Joosepi pere 4. aastal enne Kristust taas Naatsaretti. Nende Naatsaretti tagasi jõudes oli Jeesus umbes 3 aastat ja 2 kuud vana. Ta oli kõigil rännakutel hästi vastu pidanud. Tal oli suurepärane tervis ja ta oli täis lapselikku põnevust ja rõõmu oma kodust, kus ringi joosta ja ennast mõnusalt tunda. Samas tundis ta suurt puudust oma Aleksandriasse jäänud mängukaaslastest. Jeesuse kogu 4. eluaastat iseloomustasid normaalne füüsiline areng ning ebatavaline vaimne aktiivsus. Ta sai väga lähedaseks peaaegu omavanuse naabripoisiga, kelle nimi oli Jaakob. Jeesus ja Jaakob mängisid alati rõõmsalt koos ja suureks kasvades said neist head sõbrad ning ustavad kaaslased. Järgmine tähtis sündmus selles Naatsareti peres oli teise lapse Jaakobuse sünd 2. aprilli varajasel hommikutunnil 3. aastal enne Kristust. Mõte väikevenna olemasolust tekitas Jeesuses elevust ja ta võis tundide kaupa seista ning imiku väikelapse toiminguid jälgida. Sama aasta kesksuvel ehitas Joosep küla allika ja karavanide peatuspaiga lähedale väikese töökoja, kus tegi puutööd ja muid vajalikke töid. Kasvuaastatel veetis Jeesus pärast kooli töökojas isa tööd vaadates ja 4 maailmanurgast tulnud karavanijuhtide ja reisijate vestlusi ning kuulujutte kuulates umbes sama palju aega kui ema kodustes töödes abistades. 4-aastaselt, veidi enam kui aasta pärast Naatsareti naasmist, jõudis väike Jeesus ikka, mil tal tuli teha oma esimene täiesti isiklik ja siiras kõlbeline otsus. Siis asus temasse elama mõttekohandaja ehk vaim, kes on paradiisi isa jumalik kingitus meile kõigile. See sündmus toimus 11. veebruaril 2. aastal enne Kristust. Jeesus ei olnud jumaliku järelvaataja saabumisest rohkem teadlik kui miljonid teised lapsed, kelle sisimasse on enne ja pärast seda päeva asunud samamoodi mõttekohandaja, et täita nende meel vaimsusega ja töötada nende arenemisjärgus surelike hingede igavese ellujäämise nimel. Samal aastal, 11. juuli öösel 2. aastal enne Kristust, veidi enam kui kuu aega enne tema 5. sünnipäeva, valmistas Jeesusele suurt rõõmu õde Mirjami sünd. Järgmisel õhtul oli Jeesusel pikk jutuajamine oma isaga sellest, mil viisil erinevad elusolendi liigid üksikolenditena maailma sünnivad. Jeesuse varaseima hariduse kõige väärtuslikum osa pärines tema vanematelt, kes vastasid tema arukatele ja uurivatele küsimustele. Galilea juutide tava järgi vastutas 5. sünnipäevani lapse koolituse eest ema. Kui oli tegemist poisslapsega, hakkas poisi hariduse eest sealtmaalt vastutama isa. Seega jõudis Jeesus sel aastal Galilea juudi perekonna lapse elujärgu 5. etappi ja 21. augustil 2. aastal enne Kristust andis Maarja tema edasise õpetamise ametlikult Joosepile üle.
Joosep ja Maarja rääkisid sageli oma vanima lapse tulevikust. aga kui te oleksite seal ise viibinud, oleksite näinud vaid tavalise terve ja muretu, kuid oma aja ning koha kohta erakordselt uudishimuliku lapse üleskasvamist. nii palju siis Jeesuse sündimisest siia ilma ning tema kasvamisest 4. eluaasta lõpuni. 5-aastase Jeesuse elusündmustega juhatame sisse järgmise kohtumise. Seniks soovin teile tõde, ilu ja headust ning jään teiega kohtumist kannatamatult ootama.